vestlema Tõnu juurde, arhailiste traditsioonide keskusesse, lähemale loodusele, tulele ja kiviringidele. Errol on kutsunud seekord juttu puhuma Leili ja Mareku. Leili panus inimesele on tervendamine, nii maa, metsa kui hinge ja ihu parandamine ning korrashoid. Lisaks suhtleb Leili teispoolsusega hingede tasemel ja tervendab, taastab raku DNA-d ja RNA-d. Nad annavad märku, et nad on olemas, tahavad mingit teemat üles tõsta või mingit informatsiooni anda. Et selliseid me oleme muidugi ära ka saatnud väga palju. Osad ei oska ju minna, eks ju, nad on hiljaks jäänud. Ja nad tegelikult, need hinged ei teagi, et nad on tegelikult surnud, ütleme see teispoolsuse hinged, kes siia maa peal on kondama jäänud, nad tunnevad ennast eluvormina. Muidugi nad on eluvormis, aga nad on nagu teises kehas, natukene plasma nagu teiseneb seal, aga nad näevad end täielikult sellisena, nagu nad on olnud siin, kui nad ära läksid siit maa pealt, et ütleme, kui inimest maetakse, mis tal kõik seljas on, need on ka siis tal teispoolsuses seljas need samad riided kõik. Kui pannakse paljalt, siis ta käib seal paljalt ringi ja kõik toimib, eks ole. Marek tegeleb juba mõnda aega ürgloodusmatkadega Eestimaa muinasajaloo ning mütoloogiaga seotud paikadesse. Kaardistab need ja uurib Põhjala mütoloogiat, Kalevala, Kalevipoega, Edalaule. Ja nii kus me seda arutasime, jõudsimegi selle allikakaevu juurde. Vana arhailine allikakoht ilusa paegi vooderdusega. Mis siis seal juhtuma hakkas? Ütleme niimoodi, esimene siis kokkupuud on selline, et ma võtsin fotoaparaadi välja, nagu ikka ma midagi jäädvustan, et ilus looduskaunis paik ja ilusad värvid. Ja kohe, mis mind paelus selle allika juures, oli vihmauss. Minu jaoks ta on tavaline vihmauss. Seda ma märkasin nagu võib-olla selle pealt, et ta tegi igasuguseid, iga mu klõpsu peale tegi nagu erineva nagu poosi võttis. Üks klõps, üks poos. Teine klõps, teine poos. Ja see poos on niimoodi, et lihtsalt mingisugune saba natukene kuskile nihutada või, aga täiesti teine poos. Ruunikiri. Täiesti teine poos ja väga sarnane sellele ruunimärkidele. Ma sellele tolle hetkel nagu ei mõelnudki, et lihtsalt pildistasin, mul oli lõbus huvitav võib-olla ka sellest kantuna, et ja lihtsalt teadvustasin need hetke. Ja sinna paika see asi nagu jäigi, et õhtul siis koju jõudes ja pildid nagu arvutis tõmmates, mida ma siis nagu tähele panin ja mis pildid sealt said siis. Errol seisab puhta ja tasakaalustatud keskkonna ja heasoovlike ühiskonnaliikmete eest. Ikka, et koos vaimseid teadmisi ammutada, töövahenditeks loodustasand, meedia, loodustunnetuskool ja vaimne liikumine nimega avanemine. Avane ja mine. Ma olen püüdnud, isegi avanemise laager oli eelmisel aastal, oli püstitatud teemas teadvus ja teadus, kus ma proovisin välja selgitada siis teadlike inimeste seltsis, et kas meil teadus ja teadvus, ütleme teadlased ja teadjad saaks koostööd teha. See oleks minu jaoks fenomenaalne, kui laboratooriumis on palju rahvast, meil on teadjate poolt ettenägelikkus on olemas, kas seesama, mida me uurime, tuleb inimkonnale kahjuks või ei tule. Sest kui me seda ei uuri ja liigume ainult katsetuste teel, minu jaoks on see õhinapõhisus suure tähega. Me peame teadma, et me ei keera maailma bussi.